Ta ei mõtle ainult selle peale, kas klient on rahul, klient on kuningas, klient maksab meile, vaid ta mõtleb selle peale, et kuidas töötaja ennast siin tunneb, mis on töötaja kogemus. Sest selleks, et klient rahul oleks, peaks olema ju töötaja rahul. Töötaja ei suuda ju endast maksimaalselt anda, kui tegelikult ta ei tunne ennast siin turvaliselt, võimaluste rohkena, ta ei saa endast maksimaalselt anda. Ja kui töötaja ei anna endast maksimaalselt, siis ei saa klient parimat ja siis ei saa omanik seda, mida ta ootab. Ja seetõttu see kolmanda põlvkonna juhtimine tähendabki natukene sellest mina versus meeskond lähenemisest edasi liikumist mina versus sina konteksti. Ja siin ei ole vaja minna privaatseks, aga personaalsem. Ja siin tähendabki seda, et selleks tööriistaks ei ole Excel ega käsuliin, vaid tööriistaks on suhtekapital. Et jõuda oma inimestele lähemale ja saada aru, kes sa oled, mis on sinu motivaatorid, mis on peamine asi, mida sa palga kõrval võib-olla ootaksid siin, kuhu sa tahad oma elus välja jõuda, kuidas meie saame täna toetada sind sinna välja jõudmisel, sest et sellel teekonnal sa lood ka meile väga-väga palju